Tere päevast, head tennisehuvilised. Mina olen Donatas Narmont, ajakirja Tennis väljaandja. Ajakirja Tennis värske number on siin teie ees. Kaanel Mailen Nuudi, Eesti noor tenniselootus, keda hiljuti ka Federation Cupi mängudel nägite Tallinnas mängimas. Ja ajakirjas on palju huvitavat materjali nagu ikka. Ja ajakirjal on ka tänavune aasta 10. juubeliaasta, nii et seda enam soetage endale ajakirja, lugege. Aga meie tänane intervjuu ajakirja Tennis raames toimub ühe Eesti tennise kunagise suurlootusega, kes istub minu kõrval. Tema nimi on Anett Schutting. Paljud teda mäletavad, kes tennisega kursis, ja täna tahamegi Anettilt küsida, kuidas tema sidemed tennisega praegu on ja mis tal plaanis siin lähemal ajal selles osas on. Anett, sa oled praegu 25-aastane. Nagu ma ütlesin, 10 aastat tagasi olid sa 15-16, väga andekas noor lootus Eesti tennises. Tuleta korraks meelde, et mis su kõrghetked tennises olid enne, kui sa Eestist lahkusid Ameerikasse? Kindlasti need ITF-id, võidud ja need 10-tonnised finaalid, mis mul olid just see viimane aasta, enne seda, kui ma ära läksin. Ja ka siis 25-sel veerandisse jõudmine. Et need olid kindlasti mu kõrghetked. Ja siis ka nende tulemusena ma saavutasin oma kõrgema rankingu enne seda, siis kui ma otsustasin Ameerikasse minna. Ameerikasse sa läksid aastal 2010? 2011 kohe jaanuaris. Nii, ja sinu kõrgem ranking VTA edetabelis oli 600 ja 700 vahel? Jah. Nii et see oleks ka tänapäeval väga kõva sõna, et meil ainult 2 naistennisisti on, kes on kõrgema kohaga. Aga räägi natuke, et sa oled pikalt ära olnud Ameerikas. Mida need aastad sinu jaoks tähendasid ja kuidas nendel aastatel oli sinu ja tennise suhe? Ma olin tennisega väga-väga tihedalt seotud. Ma isegi ütleks, et mingil määral isegi rohkem, kui ma olin siis tennisega seotud enne seda, kui ma USA-sse läksin. Sellepärast, et nii-öelda see intensiivsus, see tundide arv, see nii-öelda töö, mis me tegime seal tennisväljakul, et see oli juba tundide arvu võrra oli see ikka mitmed kordi rohkem. Ja ma võin julgelt öelda, et ka selle tulemusena, et ma arenesin kindlasti edasi ja selles mõttes, et ma olen väga õnnelik nii-öelda nende nagu aastate üle, need kogemused, mis ma sealt sain, ja selle arengu, mis ma tennises tegin ja ka kuidas ma arenesin inimesena, et see on... Kas sa läksid Ameerikasse ikka selle mõttega, et eelkõige tennises areneda või või mis mõtted sul siis olid, et loomulikult õppida, näha maailma, aga kuivõrd tähtsal kohal see tennis ikkagi muude asjade kõrval oli? Ma ütlen ausalt, et see hetk enne seda, kui ma läksin lennuki peale Ameerikasse, et ma tegelikult ütleme niimoodi, et tennis oli minu jaoks rohkem nagu tagaplaanil. Et esikohal oli siis kindlasti uued kogemused ja haridus. Kuid siis, kui see hetk, kui ma sinna tegelikult jõudsin, siis ma sain aru, et see tegelikult ei ole variant minu jaoks, et seda tennist tagaplaanil hoida, et kui sa ikka tahad seal tiimis olla, et see on ikka päris kõrged nõuded sulle ja sa pead ikka endast, iga päev, kui sa lähed trenni, et sa pead ikka 100% endast andma. No ütleme nii, et rong päris maailma tipptennisesse oli siiski juba läinud? Või ei mõelnud sa siis veel nii? Kusjuures ütleme niimoodi, et peale seda esimest aastat ja teisel aastal ma hakkasin juba tundma, et ma olen kindlasti edasi liikunud tennises. Et ma ütleks, et see hetk, kes rong läinud oli, sest nagu tennis ikka on, et sa võid ikka mängida päris pikalt, et kui me praegu vaatame ka neid maailma tippe, et ikka veel mängitakse. Jah, täpselt. Et maailma tipust ma ei tea, millest me räägime, et kas top 10, et jah, selle peale ma tõesti nagu ei mõelnud, aga kindlasti ütleme see top 200, et see kindlasti oleks olnud saavutatav. No aga räägime top 200 või top 100 näiteks, kus on praegu Anett Kontaveit seal piiri peal, et kui sa nüüd võrdled näiteks teda ja ennast, et oskad sa nagu öelda, sa oled kindlasti oma karjääri ja tennisemängu siin rahulikult saanud analüüsida, et millest siis nagu puudu jäi või tegid sa mingeid selliseid asju, mida oleks pidanud tegema teistmoodi, et mida nagu tagantjärgi vaadates oleksid võinud muuta? Üks kindlasti, mis ma ütlen,
eriti kui ma olin Ameerikas, et ma lihtsalt väga palju nii-öelda iseseisvalt seal ja lihtsalt ma tundsin, et mul ei olnud sellist, ütleme, et nagu iseseisvalt minna tuurile, et ma ei tundnud, et ma seda nagu tahaksin teha ja siis ma tundsin ka, et kuna mul nagu sellist nagu toetust ei olnud, kes mind nii-öelda oleks tõesti niimoodi oleks öelnud mulle niimoodi, et okei, et let's do it, et meil on sama nagu eesmärk ja ma toetan sind ja et siis võib-olla, aga kuigi noh, see oli minu otsus, et ma olin nagu tennises juba nii kaua olnud ja see koormus nii-öelda ka, mis ma sealt ülikooli tennisest sain, et see oli tõesti väga palju ja siis ma lihtsalt otsustasin, et ma sooviksin nagu ka midagi muud proovida. Aga taseme poole peast kindlasti, et kui ma ütlen ausalt, kui ma oleksin jätkanud, ütleme sama koormusega edasi, siis ma usun kindlasti, et ma oleksin paarsada kohta veel tõusnud sellest viimasest rankingust. Eestis tagasi oled sa tegelikult juba päris pikalt, paljud ei tea, pole sind näinud, et nägin Jürgen Zoppi jõusaalis ja ütlesin talle, et Anett Suting on tagasi, mängib Eesti karikavõistlusi nüüd selle nädala lõpul ja ta imestas, et kas tõesti Anett on Ameerikas tagasi, tegelikult oled sa siin Eestis juba päris pikalt olnud? Olen olnud ja, et nagu ma ütlesin ka, et ma lõpetasin kooli ja tennisega, ütleme aasta 2015, et siis ma mängisin ka oma viimase nii-öelda sellise profiturniiri ja siis peale seda ma otsustasin natuke sellise väikse pausi teha ja leidsin endale tööd, töötasin siis Country Clubis selle aasta aega, kus oli ka, sai väga palju tegelikult tennist mängitud, et ma olin kuskil 5 tundi päevas olin ikkagi väljakul ja siis, kui ma tagasi tulin Eestisse, siis oli ka niimoodi, et suur tennisekoormus nii-öelda oli nagu selja taga ja siis ma otsustasin ka, et proovida midagi muud, nii-öelda muud karjääri ja siis tahtsin ka väikse pausi teha ja nüüd viimasel ajal on jälle selline tennise isu tulnud nagu tagasi ja sooviks nagu jälle rohkem hakata mängima. Nagu jutuks olid, tahad ka siin natuke võistlemist proovida, et eile, kui ma sulle helistasin, olid just parajasti väljakul, harjutasid servi, et milline su see tennisemängu tase siis praegu on sinu enda hinnangul? Kusjuures üllatavalt hea, et ütleme nende viimase poole aasta jooksul ma ei ole väga palju mänginud, aga nüüd ütleme, et viimased 6 aega olen üritanud rohkem mängida ja selles mõttes see pallitunnetus ja väljakutunnetus ja füüsilist ma olen selles mõttes alati teinud, et füüsiline on hea, aga just see väljakutunnetus, pallitunnetus on täiesti olemas, et lihtsalt natuke lihvida niisugused detailsemad midagi, ütleme niimoodi täpsuse peale niimoodi, et sellest jääb natuke võib-olla nagu puudu, aga ütleme niimoodi, et kui ma järgmised paar kuud niimoodi saaksin tihedamalt trenni teha, et siis ma arvan, et see vorm tuleks ka päris kiiresti tagasi. Nii et see tähendab seda, et praegu proovid paarismängu, aga see ei välista ka, et tuled Eestis mõnel üksikmänguvõistlusel välja? Kindlasti mitte. Kindlasti mitte ei välista seda võimalust, et kindlasti see plaanis on, et see põhjus ka, miks ma mängin paarismängu praegu on lihtsalt, et kuidagi ennast sellesse tennise rütmi ennast nagu tagasi mängida. Et siis ma alustan natuke nii-öelda vaiksemalt ja siis töötan ennast jälle natuke üles ja siis loodame, et suve poole juba saab üksikmängu ka mängida. No jääme igal juhul põnevusega ootama, aga siis kõigepealt Eesti karikavõistlused ja paarismäng Polina Tšernjakiga. Et miks sa just temaga mängid? Ta on minu vana klubi nii-öelda mängijad, klubi nii-öelda tuttav, et me nii-öelda kasvasime koos üles ja ta on ka väga sõbranna mulle ja tema tegelikult on väga palju mind nii-öelda aidanud ka tennisesse tagasi tulla, sest ta on ise selline fanatt, et ta mängib nii palju kui saab ja siis ta tegi mulle sellise ettepaneku, et miks mitte mängida paarismängu karikavõistlustel ja nii see läks. Mis su muud plaanid Eestis on? Et praegu me oleme siin Hiltoni hotellis, kus sa oled hetkel tööl, aga nagu ma aru sain, siin circa 6 aja pärast ootab sind uus ja põnev väljakutse töörindel. Jah, nii see on, et ma alati nii-öelda üritan ikka ennast nagu arendada, juurde õppida ja ka nii-öelda karjääri mõttes ikka edasi minna ja uusi väljakutseid õppida. Ja sellepärast ma ka siis olen tööle asumus nüüd mujale 6 aja pärast. Aga edu sulle on ette nii tennisemängus kui töörindel ja
kindlasti ootame põnevusega uudiseid, mida sa tenniseplatsil siin lähemate kuude jooksul suudad korda saata. Aitäh! Meie intervjuu lõpuks jääb siis vaid öelda, et olete kõik oodatud Eesti tennise karikavõistlusi jälgima, mis toimuvad selle nädala neljapäevast alates Tere tennisekeskuses ja loomulikult ma usun, paljudel on huvi jälgida, mida siis Anett Schutting tenniseväljakul suudab ja milliseid põnevaid ja pingelisi hetki see võistlus meile pakub. Nii et tere tulemast ja head tennise jälgimist ja loomulikult head tennise ajakirja lugemist.